Tere kõigile! Mul on hea meel alustada meie veebinarisarjaga Moelood, mille käigus arutleme erinevaid moeturundusega seotud teemasid koos teiste moehuvilistega. Tervitan ka meie veebinari toetajat Julian Creative Agentuuri Londonis, mis tegeleb moebrändide strateegilise ja loova suuna arendamisega. Natuke ka meist, mina olen Marika, õppinud ja töötanud moeturunduse alal Londonis ja minu kõrval istuks tavaliselt ka tiimikaaslane Mariana, kes ise töötab finantsalal ja on alati olnud ka väikest viisi moehuviline. Täna ta kahjuks meiega liituda küll ei saanud, aga järgmine kord kindlasti. Meie ühiseks eesmärgiks on luua kokkuhoidev moeturunduse kogukond, kellega koos erinevaid teemasid arutleda ning ka koostööprojekte luua. Siinkohal on mul hea meel tervitada meie avakülalist Keijut, kes on viimased 1,5 aastat töötanud stiilinõustajana Helmi Gray brändi all. Selle aja jooksul on ta aidanud paljudel naistel luua korda ja selgust riidekappides ja kirjutanud erinevaid stiilianalüüse. Tere, Keiu! Tere! Räägi lähemalt, kuidas sa stiilinõustamiseni jõudsid? Eks see oli selline väike teekond nagu elus ikka, et mood ja riided on mind alati huvitanud, aga tööna ei ole ma selles valdkonnas kuidagi ennast rakendanud. Ja peale seda, kui ma olin vahepeal 10 aastat lastega kodus, siis tekkis soov ettevõtlusega tegeleda ja üldse nagu sügavamalt iseenda sisse vaadata, et mis mulle rõõmu pakub ja mis minu tugevused ja kingitused on. Ja kui alguses kuidagi hästi mõtlesin, et enda mingisugust riidebrändi luua, siis ühel hetkel hoopis tuli see teadmine, et stiilinõustamine on midagi sellist, mida ma nii naturaalselt oma sõpradele ja tuttavatele nagu pakun, nagu nõu annan, et miks mitte seda ka nagu tööna teha. Ja nii see algaski. Väga, väga tore. Aga ütleme see stiili osa või stiil kui osake persooni brändist, et mis rolli mängib siinkohal oma stiili omamine? Minu silmis on stiil see, et kui me oleme oma riidekapi läbi mõelnud, et millised on need värvid, mis meile meeldivad ja mis meie isiksuse ja meie, ma ei tea, juuksevärvi ja jumega sobivad. Ja kui me oleme selle läbi mõelnud selle koha, et millised lõiked sobivad meie kehakujuga kokku ja et millised riided meile ka nagu rõõmu pakuvad ja mis meile meeldivad, siis tegelikult on see, et see hästi istuv visuaal on see, mis annab nagu enesekindlust ja aitab meil tunda ennast, kui ma nüüd naistest räägin, et näiteks naiselikumana või säravamana, enesekindlamana. Et riided ei ole lihtsalt riided, vaid nad siiski mõjutavad seda, et kuidas me ennast tunneme ja niimoodi alateadlikult mõjutavad. Ja muidugi on ju rõivastel ka suur osakaal selles, et kuidas oma isiksust väljendada, et see on nagu selline hea võimalus oma uskumusi või siis seisukohti väljendada, et võtame kas või poliitika või poliitilise stiili, eks ole, et kuidas sina suhtud sellesse, kui poliitikud väljuvad oma tavapärasest mugavustsoonist ja kasutavad rõivaid oma arvamuse avaldamiseks. Võtame kas või näiteks Kersti Kaljulaid ja tema sõna on vaba pusa Riigikogus, mis lõi päris palju laineid omal ajal. Minu meelest on see väga tervitatav, sest mood tegelikult ongi mood ja
riiete valimine on tegelikult võimalus mängida ja täiega nagu lustida sellega, et mood ja riiete valimine ei peaks olema midagi nagu tõsist ja väga, et see, kui Kersti Kaljulaid millegi sellisega nagu saab lisatähelepanu, siis see on minu meelest ainult nagu tervitatav ja lisaks on see, et ta nii andunud Eesti moefänn ja see on nagu üliäge ja mulle see väga meeldib tema puhul. Ja see on tõesti äärmiselt tore, et ta nagu toetab Eesti moodi ja kannab erinevaid disainereid ja see on jah, või disainerite loomingut siis pigem ikka. Aga ja muidugi jättes poliitika korraks kõrvale, et see on ju ka, mõtleme ka kuulsate disainerite peale, kes juba teevadki oma loomingut, aga nemad ongi nagu see miski, mis nendele riietele selle isikupära annab ja see on nagu äärmiselt huvitav, kuidas selle riietuse kaudu just sellist persooni saab nagu ehitada ja muidugi stiil on ainult osakene sellest persoonibrändi kujundamisest, siis nagu me oleme ka mõned korrad nagu arutanud, et aga kindlasti väga suur osakaal selles persoonibrändis. Vot jah, ma ei ole persooni brändimise teemaga üldse nii sügavuti kursis, et nii nagu, kui me sinuga nagu rääkisime sellest, me jõudsimegi selleni, et see stiil on üks osa sellest, et see on nagu see väline. Ja et ta on üks osa sellest ja siiski nagu väga oluline osa. Et kõik see tõesti, et kõik see muu sükene kommunikatsioon ja sõnumid ja kõik see on sükene see suur ja sügav osa nagu sellest. Jah, aga mõtleme ka näiteks meie linnapildi peale, et kuidas, oled sa näiteks märganud midagi linnapildis, et mida võiks muuta, mõned stiilivead ehk, mida võiks vältida? Üldiselt on ju nii, et hästi palju paremaks on läinud see üldine pilt lihtsalt juba tänu sellele, et lihtsalt on poest on saada oluliselt rohkem valikut on, aga ütleme ka nii, et tasapisi on nagu palju riiete kvaliteet läheb paremaks. Kui ma praegu jätan kõrvale kiirmoe, mis siiski on nagu mittekvaliteetne mood, aga võib-olla ainus, mis ma välja tooks ja mille eest ma ka ise patune olen, on must värv. Ehk et musta värviga, see on väga kihvt värv mulle endale. Must on minu karvale üks tume baastoon, aga mustaga lihtsalt tasub piiri pidada ja tasub jälgida, et teda ei oleks liiga palju ja samas ka jälle see, et ma olen töötanud kunagi reklaamiagentuuris, kus mul olid ka väga mitmed kolleegid, kes kandsidki kogu aeg üleni musta. See on niisugune loovisikune, nagu natukene niisugune tunnusmärk ja väga kihvt, nagu mulle väga meeldib. Aga ma tahtsingi öelda vahele, et tegelikult see on tõesti väga paljud loomeinimesed, kes iga päev midagi nagu loovad, et must on nagu selline kindel valik, et kuigi peas on palju värvilisemad ideed, võib-olla siis riietusega on lihtne, hea ja kindel, et selline must klassikaline rõivas on nagu kindel valik tõesti ja must ka sobib kõigega, et ma arvan, sellepärast on seda nii palju näha, et seda on lihtsalt nii lihtne kombineerida erinevate asjadega. Ja eks poes on ka nagu musta väga palju, et ma võin siin öelda, et kandke värve ja ma ei tea, ostke värvilisi, ma ei tea, mantleid või parkasid, aga tihtipeale on ka nii, et musta alati ongi palju rohkem poes,
ja noh, ütlengi, et must on väga ilus värv, mulle endale ka väga meeldib, aga seal on siuksed nagu mingid kohad, millele tasub nagu musta puhul nagu tähelepanu suunata, et kui palju ja kuidas ja et must ei ole halb, aga temaga noh, võib tasu nagu piiri pidada. palju taseerida. jah, aga ütleme värvid nagu värvideks, aga näiteks lõigetest rääkides, et kuidas sulle endale tundub, et kas inimestel on hea selline taju, et mis neile sobib, et mis lõiked neile sobivad ja noh, üleüldisest linnapildist rääkides või on pigem selline praktiline igapäevane rõivas, et väga nagu ei mõelda selle peale, et kas see on just nagu neile kõige sobivam, ütleme. See on hästi hea küsimus. Ja ma tegelikult ma ei vasta sellele nagu ütleme sellest et mida ma näen ja linnapildist, vaid ma pigem saan vastata nagu tänu nendele stiilianalüüsidele, mis ma olen teinud. Ja mis sealt välja koorub, on see, et väga tihti on mõnel naisel on nagu väga hästi on ajaga loksunud paika see, et ta teab, millised lõiked tema kehakujule sobivad ja toovad välja just parimad omadused. Aga selline põhiline siis koht, kus nagu takerdutakse või lõigete osas on see, et arvatakse, et kõik, mis mulle enda keha juures ei meeldi, et see tuleb kuidagi riietega ära varjata. Et see on niisugune klassikaline on see, et kui mul on näiteks, et kas ma parasjagu olen võib-olla väikeste lastega ema ja mu kehakuju on teistsugune või siis on see, et ma olen näiteks, et mu keskkoht on läinud nagu, et ta oli varem saledam ja nüüd ma olen keskkohast nagu suurem natukene, et siis ma kannan a la sirgelõikega asju, et ma varjan selle keskkoha ära, aga endiselt tegelikult on naine nagu liivakella kujuga kehaga ja endiselt peaks nagu kandma taljes ja ma siin ei mõtle seda, et suur vöö panna pealegi, et see peaks kõik olema kohutavalt ümber. Aga et proportsioonid siis, et oleks siiski nagu paigas. Just ja et naise keha on siiski üks imekaunis looming ja see, et seda nüüd üleni nagu riiete alla ära peita, siis tegelikult see tulemus ei ole parim võimalik ja ka naine tegelikult et see ei lisa enesekindlust ja naiselikkust ja niisugust rõõmu ja sära, kui riietumise eesmärk on nagu ära peita kõik need kehaosad, millega ma praegu et pigem nagu rõõmu tunda ja õppida, et kuidas nagu just neid või mitte paremaid osasid oma kehast siis nagu näidata, aga et teada nagu, mis siis sinu keha need tugevamad osad siis nagu esile toovad, eks ju. Ja just, et selles mõttes, et siin ongi nagu see teema, millega ma hästi palju kokku puutun, on see enesearmastus ja enesekriitika. Et see on, et me võime nagu väga kriitilised olla iseendaga ja sellest lähtuvalt me siis tahamegi ennast nagu riiete alla ära peita. Aga läheneda tuleb hoopis selle armastamise koha pealt. Aga ütleme nagu see stiilist lähemalt rääkides, et kuidas seda oma stiili siis siiski leida ja eriti, et mitte moeohvriks sattuda, et erinevad trendid, mis iga aasta välja tulevad, et kõigile need trendid justkui nagu ei sobi. Et on sul mõndasid kasulikke nippe jagada, et kuidas seda oma stiili ja tunnetust, just eriti seda tunnetust leida ka? No, me olemegi siin juba mitmest asjast rääkinud, et värvid ja lõiked. Et see, mismoodi mina aitan naistel seda oma stiili hakata üles ehitama ja ise sellest nagu ka teadlikuks saama, ongi see, et tihtipeale me paneme paika nagu värvikombinatsiooni või värvigamma, et millest selle inimese garderoob võiks peaasjalikult koosneda
siis Mhm. teadlikuks saadagi nendest lõigetest, mis sobivad just sinu keha ja sinu isiksusega kokku. Ja, ja midagi oli veel, see nüüd läks praegu kadus. No võib-olla tuleb. Ja siis Jah. oma nendest tarbimisharjumustest, et Mhm. näiteks teen naistega kapituulutust, siis seal, et kui sa nagu vaatad natuke nüüd nagu selle eneseanalüüsi pilguga sinna kappi, siis sa hakkad aru saama, et täpselt seesama moeohvriks langemise teema, et sa hakkad aru saama, et mis on need sellised ostuotsused, mida sa oled harjunud tegema ja mis Mhm. võib-olla üldse tegelikult pikemas perspektiivis ei toeta sinu stiili. Mhm. Mhm. Võib-olla on see, et sa avastadki näiteks, et issand, mul on kapp näiteks musti asju täis. Mhm. Ma lihtsalt ostan neid sellepärast, et ma olen harjunud ja ma ei tea, kuidas kombineerida värve või ma võib-olla ei julge kanda rohkem värvi või et sa avastad, et appi, mul on kapis nagu 10 triibulist pluusi, et aga noh, et mul ei pea seal võib-olla olema ju 10 triibulist pluusi. Mhm. Mhm. Või siis on see, et emotsiooniostud, et ma ostan poest emotsiooni pealt midagi ära, aga siis ma tulen koju ja ma jälle avastan, et aga see ei sobi mu teiste asjadega kokku. Mhm. Mhm. Selline nagu noh, analüüsida oma riidekappi ja läbi selle siis saada aru oma sellistest tarbimisharjumustest. Mhm. Ja ka elustiili tegelikult, et siis mis nagu ähm, ma mõtlen ka mõnes mõttes selle külje pealt, et olekski võib-olla igaks eluvaldkonnaks ka midagi kapis leida, et kui on vaja õhtul peole minna, et siis on midagi valida, kui on vaja tööle minna, siis on sul see töögarderoob, aga samas kõigis on selline pidev läbiv oma stiilijoon, et ükskõik kuhu sa lähed, et sul on alati mugav Ja, ja öeldakse ju ka, et ei ole nagu noh, öeldakse vist küll ilma kohta, et ei ole ähm, ei ole halba ilma, et on vaid vale riietus, vist öeldakse niimoodi, et seda ka tegelikult eluvaldkondade kohta nagu öelda, et kindlasti on võimalus nagu leida midagi, mis sulle alati meeldib ja kanda. Aga näiteks noh, poodlemisest nagu rääkides, et kuidas sulle tundub, et milline see valik on just nagu ähm, ütleme, kohalike poodide valikus, et kas on piisavalt selliseid tooteid, et leidagi oma stiili või tundub sulle, et on pigem väga nagu sarnased asjad, et aastast aastasse? Või on see küsimus, et peab nagu otsima, oskama otsida ja oskama nagu leida just neid häid leide? eks seal on, kipub jah nii olema, et lähtuvalt moetrendidest, siis Mhm. on see, et väga paljudes poodides on siis sarnaseid asju. Mhm. Mhm. Ja noh, jällegi, et kui me juba oleme teadlikud sellest, et millised lõiked mulle sobivad ja millised mitte, siis me saamegi juba teadlikult valida, mitte olla need tuulelipud, kes, et oh, tuli selline trend ja et siis Jah. aga ütleme niimoodi, et jah, et ikkagi poodides on siis väga palju nagu sarnaseid asju. Mhm. Ehk et väljakutse on jah, et nii nagu sa ütlesid, et noh, et osata üles leida, et see ikkagi, et noh, et kui ma alati nagu kõnnin kuskile poodi sisse, et ma ei saa olla veendunud, et ma sealt kindlasti leian alati Mhm. Mhm. püksid, mis just mulle väga kõige paremini sobivad või ja noh, et eks riiete kvaliteet on ka selline, millele aina rohkem tähelepanu suunatakse, Jah. Mhm. et noh, mina oma riidekapi peale mõeldes ja ka oma klientidega tööd tehes hästi palju katsungi nagu seda loogikat kasutada, et kui sul on sinu riidekapis sellised baasasjad, mida saabki nagu väga paljude asjadega kombineerida ja kandagi aastaid, et siis nendesse tasub investeerida, et need oleksid Mhm. kvaliteetsed Mhm. ja kvaliteet siiski tähendab nagu kallimat hinda Mhm. ja siis asjad, millega võib-olla nagu rohkem niimoodi
lõbutseda ja et neid võiks vabalt nagu teise ringi poodidest osta, et selline kombineerida seda uut ja kvaliteetset ja siis, et mingisugust, et mul võib kapis olla küll ju 6 suvekleiti, aga kui ma lähengi ja ostan need teise ringi poest, annan sealt nagu riietele uue võimaluse, hinnad on odavamad, siis see on midagi sellist, mida ma ise teen ja mida ma soovitan nagu oma klientidele. Mis tähendab siis ka seda, et tegelikult see oma stiili leidmine võib algul küll tunduda, et hästi kulukas ettevõtmine, aga ei pea üldse nii olema. Ja tegelikult just ja selles mõttes, et ja see ongi tegelikult aastatepikkune protsess, kui stiilinõustaja nüüd teeb näiteks selle stiilianalüüsi ja paneb sinna kirja, et sinu riidekapis peaks olema see asi, et siis tähendab, et sa peadki nüüd minema poodi ja ostma endale 5 niisugust kallist ja kvaliteetset asja, vaid see riidekapi nagu oma garderoobi ülesehitamine ongi protsess. Jah, ja kindlasti vajab see ka, ütleme nii, et esimest korda kindlasti koos nõustajaga võib-olla teha, sest et on vaja võib-olla seda värsket vaadet sinu nagu garderoobi selles mõttes, et keegi vaatab, et näeb neid mustreid, mida sa ise võib-olla nagu ei märkagi igapäevaselt, et see tundub nagu nii omane. Et jah, see on väga huvitav ja võib-olla ka täitsa niimoodi mõelda iga aasta, panna mõni aeg hooajati kas või kõrvale, et siis teha seda niimoodi nagu kuurina mõnes mõttes, et sa vaatadki, mis sul seal riidekapis on ja valmistud siis erinevateks hooaegadeks ette, et sul oleks need baasesemed seal, aga samas ka midagi sellist, mis toob seda vaheldust igapäevaks ka. See on hästi individuaalne, et mõni naine on selline, et ma teen talle stiilianalüüsi ära ja ta saab sellest nii inspireeritud, et tema ostuotsused muutuvad kardinaalselt ja ühele hakkab see garderoob nagu ennast üles kasvatama niimoodi, et see ongi teda toetav ja seal ongi asjad, mida saab nagu aastaid kanda. Aga on ka naisi, kes siiski, kes eelistavadki käiagi läbi aastate, kutsuda endale nagu stiilinõustaja poodi kaasa ja see on ka okei, et me kõik oleme erinevad ja kuidas kellelegi parimal moel sobib. Ja, ei, seda küll, aga on sul mõned asendamatud esemed, mis sul garderoobis leiduvad, mis sa iga aasta näiteks kas siis kannad või uuendad? No, minu garderoobi nagu tumedad baastoonid on must ja hall. Väga Üllatus. Ja sellest lähtuvalt näiteks mul on üks hall, selline õhukene villane pullover, mida ma olen kandnud juba vist, ma ei tea, 6 aastat ja mida ma saan kombineerida nagu väga paljude pükste ja seelikute juurde. Selle pulloveriga ongi hästi oluline, mis element on topi eemaldaja, mis mõned aastad tagasi jõudis minuni, et kampsuneid ja pudumeid saab väga kaua kanda, nende eest tuleb lihtsalt vahepeal hoolitseda selle topi eemaldajaga. Ja siis näiteks mul on üks must plissee seelik, mille ma olen ostnud ja võib-olla üle 15+ aastat tagasi teise ringi poest ja jällegi nii klassikaline seelik, et ma olen seda tõesti kandnud sadu ja sadu kordi, saab kombineerida väga paljude asjadega. Siis näiteks suveti on näiteks teksatagi on midagi sellist, millega saab väga palju komplekte kokku panna. Ja siis mul on näiteks sangari mantel, mille ma ostsin siis, kui ma olin ülikoolis ja
sellest on nüüd vist 20 aastat möödas. Wow. Ja see sangari mantel on nii klassikaline, et tahan teda siiamaani ja noh, ja see on tõeline näide siis kvaliteedist, et püsib, eriti kui hoida. Absoluutselt, just hästi, see on väga millest ma saingi oma töö jooksul, sain aru, et miks minul asjad püsivadki kapis kaua, sellepärast, et ma hoolitsen nende eest hästi. Aga lähemalt näiteks sinu tööprotsessist, et ütleme, kui on kuulajaid, kes on huvitatud stiili nõustamisest, et milline su igapäevane tööprotsess välja näeb, eriti need stiilianalüüsid, mida sa oled maininud ka, et see kõlab väga huvitavalt. Ja minul praegu ongi, et ma pakun nagu kolme nii-öelda teenuse osa, et on kappikuulutus, mis on siis see, et ma koos siis inimesega vaatangi üle tema riidekappi ja mis saadame sealt nagu minema see, mis enam ei teeni seda riidekappi ja sealt ongi, saab nagu näpu peale panna kõigele nendele ostuotsustele, mis siis kas tasub ümber teha või mis on nagu väga hästi välja kujunenud aja jooksul. Ja siis ongi see, et ma koostan stiilianalüüse, neid ma teen üle interneti ehk et ma saadan kliendile oma küsimustiku ja juurde palun portsu fotosid teha. Circa 5-6 fotot siis garderoobis olevatest riietest ja siis selle küsimustiku ja fotode peale ma kirjutan kokku analüüsi, kus siis juttu ongi värvidest, lõigetest, konkreetsetest riideesemetest, kombineerimisvõimalustest, vahest annan ka juurde veel mingisuguseid soovitusi isegi nagu soengu osas, kui ma tunnen, et ma tahaks midagi jagada. Ja siis kolmas, mida ma teen, ongi ühised poetiirud ja neid siis mida aeg edasi aina rohkem ma teengi teise ringi poodides, sest inimeste teadlikkus taaskasutusest ja keskkonnahoiust nagu tasapisi aina kasvab ja väga paljud tahavadki tulla teise ringi poodidesse koos minuga shoppama ja see on nagu üliäge trend, mul on selle üle nagu väga hea meel. Ja ei, see on tõesti viimaste aastatega tõesti aina kasvanud, et ma isegi mäletan neid häid leide just ka kuulsamatelt brändidelt, eks ju, mida sa võid sealt leida, et see on tõesti nagu mõnes mõttes ka loterii, et kui algul kui need nagu, kui see just hakkas nagu populaarsemaks saama, siis ma mäletan, et ikka iga päev võib-olla sai käidud ülikooli või kooliaegu eriti, et näha, et kas on nagu uut kaupa tulnud ja niimoodi, et jah, see on omamoodi põnev. Sellest võib tekkida nagu hasart täiesti. Aga seal on ka see, et väga paljudest meil on uskumus, et teise ringi poodi minema, et sul peab olema see mingi hea nina, et sa leiaks need asjad. Et mul on hea nina selle koha pealt, sellepärast minuga väga hea. Väga hea. Ja eks seal peab olema ka seda püsivust, et nagu eks seal ole ikka raskem nagu leida ka, kui on hästi palju asju koos, et siis. Seal on ka, ma vahepeal aastaid ei sattunud näiteks Paavli kaltsukasse. Ja kui ma siis sinna jälle läksin, siis ma olin täiesti, see on nüüd siin tasustamata reklaam, aga ma olin nagu üli positiivselt üllatunud sellest, et kõik asjad ripuvad riidepuude peal, kõik asjad on suuruste ja liikide kaupa nagu lahti öeldud, nii et tegelikult jällegi see, et kuna inimeste teadlikkus on kasvanud ja räägitakse aina rohkem, siis see areng ongi jõudnud ka nendesse poodidesse ja sa lähed sinna sisse ja sa tunned, et sa oled lihtsalt nagu ühes kihvtis väga suure
poes, mitte et sa oled kuskil, kus on hunnikutes nagu kaltsud, on ju. Et tegelikult, et kes ei ole ammu käinud teise ringi poodides, siis tasub minna ja üllatuda. Yeah. On väga ägedat arengut toimub selles vallas. Ei, väga lahe, väga lahe. Nüüd mul tekkis endal ka isu tänagi üks tiir teha ja vaadata, mis on. Ei, aga aitäh ja aitäh ka kuulajatele ja aitäh sulle, Keiu, et sa olid nõus meiega täna juttu ajama. Aitäh. See on tõesti väga tore ja sinu tegemistel saab silma peal hoida siis sinu sotsiaalmeedia, Instagrami ja Facebooki lehe kaudu, eks ole? Emmi Grey tuleb üles otsida ja siis leiab mind üles. Tore. Aga ootame kõigilt ka tagasisidet ning soovitusi, mida saate jagada moeturunduse sotsiaalmeedia platvormide kaudu ka. Ja moelood jätkavad uue episoodiga juba uuel aastal. Seniks kõigile ilusat pühade aega ja kohtumiseni. Ja kohtumiseni. Ciao. Ciao.